Tere tulemast kuulama seda osa sarjast The 70 Soul, minu päevad varaseonis. Elu kauneimad ja sügavaimad lood on sageli peidus meie endi kogemuste tolmukihtide all. Täna viib autor Rajesh Chandrani Madanlal Jain meid ühte sellisesse galeriisse oma minevikust. See on 48 aastat vana mälestus, mis toob meelde päevad Jabalpuri insenerikolledžis. Kuid tegelikult on see lugu isa vaikivast armastusest, uhkusest oma poja üle ja sellest veidrast hetkest, kus hüvastijät ja jälle kohtumise lootus pulseerivad koos. Kuulakem Rajesh J. liigutavat mälestust miinus veidrus. See mälestus on rohkem kui 40 aastat vana. Õppisin Jabalpuri insenerikolledžis. Sel ajal reisisin sageli Jabalpuri ja Varaseoni vahel. Riikliku transpordiettevõtte hea buss saabus Palagatist Varaseonisse hommikul kell 5:30. Päevadel, mil pidin Varaseonist Jabalpuri suunas lahkuma, pidin vara tõusma. Minu vanavanemad, isa ja ema tõusid niikuinii iga päev vara. Kui olin valmis ja kodust lahkusin, tulid vanavanemad ja ema ukseni, silmad märjad, et hüvasti jätta, kuid isa kõndis minuga jalgsi kogu tee bussijaamani. Enamasti käisime isaga jalgsi. Seda tehes sai ta ühtlasi kirja oma hommikuse jalutuskäigu. Kui me kõndisime, pühkisid koristajad just tänavaid. Varaseoni oli alles ärkamas, kuna sel kellaajal valitses ebatavaline vaikus, oli lindude laul, eriti vareste kraaksumine, väga selgelt kuulda. Nüüd pole enam nii palju linde alles jäänud. Jõudsime bussijaama. Seal otsis isa pilk teisi reisijaid. Kui ta leidis mõne tuttava eakama inimese, tutvustas ta mind talle ja ütles: "See on minu poeg. Ta õpib Jabalpuris inseneriteadust, engineering. Ta läheb just praegu sinna." Pärast sellist tutvustamist tundis ta kergendust, et on usaldanud mind eakama inimese hoolde ja et mul ei teki reisi ajal mingeid probleeme. Märkasin isa kõneviisi. Ta tundis tohutut uhkust, kui kasutas sõna engineering. Seejärel ootasime bussi. Kuna müra ei olnud, tundis ta bussi hääle ära juba kilomeetri kauguselt ja käskis mul pagasiga valmis olla. Kui buss peatus, läks ta kiiresti sisse ja broneeris mulle ees vaba koha. Tagaistmetel raputab rohkem. Kui olin pagasi ära pannud ja istunud, väljus ta ja jäi akna juurde seisma. Ta oli tulnud mind Jabalpuri bussi peale saatma, aga kui ma seal istusin ja buss hakkas liikuma, tundsin, kuidas tema süda helgus pisarateni. See oli veider hetk. Ta pidi mind Jabalpuri saatma, kuid samal ajal muutus ta kurvaks, et lasi mul minna. Buss väljus. Tema sammud pöördusid tagasi kodu poole. Olin näinud teda avalikult nutmas vaid väga harvadel puhkudel. Mõistan nüüd, et ta nuttis vaikselt igal sellisel juhul. Kogu meie elu on täis selliseid veidrusi. Te kuulasite just Rajeshi mälestust Veidrus. Isa vaikiv armastus, tema ootamine bussiakna juures ja uhke engineering sõna hääldus, kõik see meenutab meile vanemate sõnatuid ohverdusi. Elu on tõepoolest kaunis visuaalne kunst sellistest veidrustest ja magushappudest hetkedest. Loodame, et see lugu on puudutanud mõnda nurka teie südames. Täname, et kuulasite Atrias Ambitions. Püsige kuuldel, et kuulda rohkem selliseid rääkimata lugusid. Südamlike tervitustega.